Eetris 3, 2, 1. Tere! Algab kohe saatele teine saade. Mina olen Liis. Mina olen Joosep. Tänases saates käsitleme hetkel Kärdlas väga olulist teemat, kevadväsimus. Tutvume erinevate õpilastüüpidega ning saate lõpus selgub midagi sensatsioonilist seoses Kärdla kooli õpetajatega. Oleme kuulnud, et Kärdla koolis on liikvel imelik viirus, millele arstid pole veel seletust leidnud. Oleme otse sündmuskohal, et teada saada, mille siis asi siiski on. Lähme vaatame asja lähemalt. Meie koolipere paistab väga uimane ja tuim. Milles on asi? Meeleolu. Kuidas te tunnete? Halloo, olete täärpel? Kas te kuulete? Nagu vähe on asi päris tõsine. Halloo, kuidas te ennast tunnete? Kevad. Või nii, see võib olla väga tõsine diagnoos. Kas me peame siiski arstidega ühendust võtma? Uskumatu. Magajad leidavad tõesti igalt poolt. Kõik on korras. Ei tea, kus mul tekkis? Oleme jõudnud kooli vanamaja osasse, kas leiame ka siit luuleva õpilase. Seal! Vabandage! Mida see veider tõbi kõik teha võib? Kuidas ta ennast sealt puudatas maitsi? Hästi. Oi, vabast. Nende reageerimisvõime on ilmselgelt vähenenud. Uskuda, mida see veider kevad inimesega teha võib. Magab. No näete? Vabandage, ega te midagi tarvinud ei ole? Kevad. Veel üks. Seal. Oleme spordisaali, kus kõik peaksid olema ometi väga ärkvel. Kas leiame ka siit mõniseid kevadohvreid? Nähtavasti on üks poole harjutuse pealt magama jäänud. Ka matid on hõivatud magajate poolt. Mida me jääb sõtta? Halloo? Ei reageeri. Lähme uurima asja läheb. Halloo? Paistab, et näeb väga magusaid unenägusid. Kas ta ärkvel? Koolikapid peaks olema koolidamate jaoks. Kas neid võib kasutada ka teistel? Halloo? Kas kõik on korras? Kas teil on mugav? Kas kõik on hästi? Milline veider käitumisviis. I'm so tired that I could sleep for a year. The sound of snoring is the only thing you would hear. I'm so tired that I could sleep my life away. I'm so tired, I'm way too
asleep. I need it right now. I need my sleep, or I'm going down. I need my sleep. I need it today. I need my sleep without delay. Ilmselgelt läheb Kärnu Ühisgümnaasiumis toimub spetsialistide abi. Karolin Kuusild 8 saate veest. Oleme stuudiosse palunud nakkushaiguste eksperdid doktor Under Kive. Tere, doktor Kive. Kuidas te kommenteerite olukorda Kärdla koolis? See on muidugi selline väga tõsine ja küllalt levinud probleem. Ja selline mahamurdev rammestes on levinud koolidest nüüd ka juba poliitikasse, sporti ja teistesse elualadesse. Kuid Kärdla kooli on ta sel aastal tabanud eriti laastavalt. No mis on siis kosta? Rääkides nüüd selle haiguste põhjusest, siis nagu diagnoosi nimi ütleb, kevaväsimus, on siin 2 süüdlast, kevad ja väsimus. Ja mõlemad on ju igati toredad, kui nad niimoodi üksi eraldi on. Aga kui nad kokku saavad, oi, siis nad hakkavad rumalusi tegema, ma ütlen. Siis küsimus selline, et kuidas me saaksime seda haigust vältida või üleüldse leevendada. Üks oluline ja väga hea nipp haiguse ennetamiseks on see, et hoidke oma silmad kinni. Hoidke silmad hästi tugevasti kinni. Nimelt levib see tõbi silmade kaudu. Sellepärast tavad kinni. Istud õhtul arvuti ees. Silmad ei pilgu. On lahti nagu, ma ei tea, mis asjad, nagu tõllarattad. Silm ka ei pilgu. Ja võt, mis siis viga kevadväsimused sealt niimoodi sisse võpsata, kui silmad ei pilgu? Võt see ongi nende põhiline heidukoht. Need arvutikuvarid ja siis veel need suured, need sammused, lai ekraani, mis meil tänapäeval on. No mõtelge, kui hea on selle kevadväsimusel seal taga siis kükitada, kui see nii lai on. Viiruse perioodil hoidke silmad hästi tugevasti kinni. Aga kui te juba nakatanud, siis hoidke kas või vägisi silmi lahti. Ja selleks on meil ka siuksed vahendid. Nii, mul on täna paar tüki kaasas. Tutvustame siis niimoodi Joosepile. Kui sa näed, et on nakatanud kas sinu õde või vend või sinu ema või sinu pruut, nii, siis kohe pead ta haitama ja vägisi hoiad silmi lahti. Nii, esimene on siis siuksed tikud. Nii, võtad ühe tiku niimoodi ja nüüd paned talle siia selle alla. Vaata, et see natukene niimoodi ja näete, hoiab. Vaata, ta peab ise ka pingutama, Joosepil ei ole praegu mingit tahtejõudu. Me pärast tegeleme sellega edasi, sellepärast, et tahtejõudu ei ole. Siis teine vahend on siuke kleeplind. See on nüüd mõeldud siukestele inimestele, kellel ei ole tahtejõudu, nagu Joosep. Nii. Sellega läheb natukene rohkem vaeva näha või tikkudega, aga tulemus on palju tõhusam. Nii, meiega täna ei jõua seda vaeva siin näha, sest minul on juba järgmine intervjuu. Aga nii, võtate selle lahti, siis näete, siin on siuke koht, kus te tõmbate ja tulebki juba lahti magic. Nii, siis nüüd põhimõte on selles, et te panete selle kleeprindi alumise ääre siia rimpsme ääre alla ja siis tõmbate niimoodi need rimpsmed kuni siia kulmuni kinni ja siis panete natuke siit niimoodi pea peale ka seda. Ja siis silmad on nii lahti, et kinni enam ei lähe. Ja vaat siis see kevadväsimus, vaatame, kuskil tunneli lõpus valgus paistab.
ja vot, kohe hüppab välja. Siis võtate need kleepliidid pealt ära, panete selle natukene taastuma selle inimese sealt ravist ja kevadväsimus ongi möödas. Aga nüüd on siis sükast paar vahendit veel, et kui te ei taha kasutada kleeplinti või tikke, siis need on natukene kallima. Üks on siuke torkimisaparaat. Mööda minnes vaatate, et Joosep ei näe, vaatab siin oma paberid ja hakkate teda niimoodi sutskama. Niimoodi sutskate. Et teate, miks see kasulik on? Sellepärast, et kui mina nüüd Joosepit niimoodi sutskan, siis Joosepi veri hakkab ringi käima. Tema vereringe läheb suuremaks, tema organism hakkab elama. Vaat sellepärast see torkimine on niimoodi, näete, kuidas juba vehib. Vaata, veri on nii keeb. Vaat sellepärast, kui need vahendid ka ei aita, siis peale giljotiini on veel viimane võimalus. Süstal, mis on mõeldud kevadväsimuse väljaimemiseks. Nii, Joosep! Kuule, meie nüüd vaatame, et ei aitanud siin isegi ka vereringe kiirendamine, siis teeme selle valuliku protsessi kahjuks läbi. Nii, ja, nii. Nüüd, palun, hakkame niimoodi. Teie keerake ennast seljaga see, muidu natukene liiga palju kaamera näed. Ei, tulge siia. Tulge nüüd läbi kaart ja ma olen selle talal kogenud. See on küll väga valulik protseduur, kuid mulle meeldib see ikkagi nagu minu isiklik lemmik, sest see on väga palju väljakutse. Pagema peagi taha niimoodi kõkkadesse ja lubage ta siis rapsima ei hakka. Sest muidu ma võin teie veresoon niimoodi. Paneme selle nüüd rahulikult. Nii. Või nüüd on natukene valus ja nüüd hakkame tõmbama. Nii, ja nüüd visake see aknast välja. Muidu kevadväsimus tuleb seal, vaata need süstad tuleb kohe tagasi visata. Aga kui seda nüüd välja poleks imetud, seda kevadväsimust, mis minuga juhtuks? Ma ei tea, et kas sellisel kellaajal nüüd sellised asjadest võib rääkida veel sükestene peensusteni, aga et noh, et võib-olla lapsed vaatavad ja kõik võib-olla ei tohiks seda asja kuulda. Et kui nüüd oleks võimalik, on ju, et kas me teeksime niimoodi, et kõik lapsed, kes praegu vaatavad, et palun minge korraks kõrvale, siis ma saan emmadele issidele rääkida, mis need tagajärjed võivad olla. Minge käige pissil või minge tehke endale üks võileid köögis, okei. Tšau. Nii, kuhu me nüüd jäimegi, Joosep? Mis see küsimus oli üldse? Hallo, mis see küsimus oli? Keegi ei tea küsimust. Nojah, Joosep läks ära ja Inter ka veel tööd üle. Inimestena oleme väga erinevad ning õpilased kõik eri nägu ja tegu. Need ajad on ammu selja taga, kus õpilasi koheldi kui halli massi. Tänapäevane haridussüsteem suundub aina enam selles suunas, et väärtustada ja kohelda õpilast kui isiksust koos oma eripärasustega. 8 ATV on võtnud oma missiooniks tutvustada, milliseid õpilastüüpe meie koolis käib, et ka õpetajatel ja mis ka mitte vanematel oleks lihtsam abi küsida. Kuidas selliste persoonidega ringi käia, ilma nende isikliku omapära kahjustamata? Täna lähevad eetrisse esimesed 3 õpilastüüpi.
fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde girl in a fantasy world. Dress me up, make it tight, I'm your darling. You're my doll, rock and roll. Feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there. Hanky panky. You can touch, you can play. If you say, I'm always yours. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. 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 Go, baby, yeah, we're right behind you. Go, baby, oh, we're right behind you. Go, baby. Õpeta, kas ma välja võin minna? You go, baby, oh, we're right behind you. Go, baby, yeah, we're looking at you. Go, baby, oh, we're right behind you. Go, baby, yeah, we're looking at you. Õpeta, kas ma välja võin minna? Järgmised õpilastüübid juba järgmises 8 saates. 8 ATV toimetus omab mitmeid paljastavaid arvamusavaldusi ja sõnadusi seoses Kärdla kooli õpetajaskonnaga. Filmilindile on jäänud mitmed uskumatud eneseanalüüsid ja ka hinnangud oma kolleegidele. Joosep, mina arvan, et seda rubriiki võiksime meie sinuga nimetada köögiliiksiks. Kuid kuumemad paljastused jäävad meil järgmisesse saatesse. Kergesti ärritav ja ebaõiglane. Õigne ja valelik. Liiga peale tükkiv ja Ülekohtune. Ebaõiglane. Õel ja ebaõiglane. kuri. Liiga kuri. Pahur, närmiline. Kannatamatu. Ja siis ma arvan, et selline, kes naljast aru ei saa. Umbes 10 minutit. 25 minutit. 5 minutit. 5 minutit. Ma arvan, et kusagil 5 minutit. 5 kuni 10 minutit. Veerand tundi. 10 minutit. 8 minutit. 15 minutit. 30 minutit. 20 minutit. 3 minutit. Kuskil 6 minutit. 20 minutit. 10 minutit. Paar minutit. Noh, umbes 20 minutit. 15 minutit. 10 minutit. 50 sekundit. 10 minutit. Mingi 7 minutit. Selline oli 8 ATV teine saade. Mina olen Liis.
Mina olen Joosep. Kohtumiseni. Sa pidid näitama, et sina oled Joosep. Kui sa ütled rahvale, et mina olen Joosep, siis kui nad teavad, kus see Joosep on. Mina olen Liis. Nad näevad, et Liis on siin. Ma nägin praegu, kui ma vaatasin sinna. Sa pead näitama, mina olen Joosep. Nad saavad sellest ka õlgu mõelda. Ma ei ole Joosep. Näe, sina oled Joosep. Pange see kaamera nüüd kinni. Aitab.